koer on truu loom, kuid ainult kooli lugemikkudes või loodusloo-raamatutes. Andke või kõige truumale koerale praetud hobuseliha vorsti nuusutada ja koer ongi kadunud. Ta unustab oma isanda, kelle kõrval ta käib, keerab ringi ja tuleb teile järele. Šveik tegi Havlitšeki platsi nurgal Pinšeriga teenijannaga tutvust ja uuris välja, et Pinšer armastab üle kõige keedetud maksa. Ma pakun talle loomamaksa, otsustas Šveiki sõber Blanik. Ma toon sulle homme koera tipp-topp kätte. Blanik pidas oma sõna. Hommikupoolikul, kui Šveik oli korteri koristamisega valmis, kostis ukse tagant haukumist ja Blanik tiris sisse tõrkuva Pinšeri, kes oli palju rohkem turris, kui jumal teda loonud. Nad nimetasid koera ümber Rexist Maksiks, et ta oma nime ära tunneks. Šveik silmitses Maksi ja filosofeeris endamisi. Kui me asja ikka igast kandist võtame, eks siis ole iga sõdur niimoodi oma kodust varastatud. Sel ajal, kui Šveik Maksi vannitas, vandus polkovnik Maksi endine peremees oma kodust tulist kurja ja ähvardas selle, kes ta koera varastas sõja välja kohtu alla anda, ta maha lasta, üles puua, 20 aastaks vangi pista ja tükkideks raiuda. Šveiki ja ülemleitnant Lukaši ähvardas lähenev katastroof. Polkovnik Friedrich Kraus von Zillergut oli aukartust äratav idioot. Ta kannatas seletamise ja selgitamise maania all. Ta oli nii halastamatult loll, et ohvitserid läksid temast kaugelt mööda, sest nad ei tahtnud kuulda tema suust, et tänav jaguneb sõiduteeks ja kõnniteeks ja et kõnnitee on sõiduteest kõrgem paneel, mis asub piki majade esikülgi. Maja esikülg aga on see osa majast, mida me näeme tänavalt või kõnniteelt. Maja tagakülge me kõnnitee poolt küljest näha ei saa, milles me võime silmapilke veenduda, kui astume sõiduteele. Ta oli ükskord valmis seda huvitavat tõsiasjaga otsekohe demonstreerima, kuid sattus õnneks rataste alla. Sellest saadik jäi ta veelgi lollimaks. Lõpetanud oma tunnid vabatahtlike koolis, läks ülemleitnant Lukaš Maksiga jalutama. Parajasti siis, kui ülemleitnant Lukaš lähenes Panska tänavale, äratas teda mõtetest valikäratus. Halt! Samal ajal, kui kõlas halt, katsus koer end lahti kiskuda ja kippus rõõmsa haukumisega selle mehe poole, kes just praegu oli karjunud seis. Ülemleitnant Lukaši ees seisis polkovnik Kraus von Zillergut. Ülemleitnant Lukaš andis au ja hakkas vabandama, et ta polnud polkovnikut märganud. Polkovnik Kraus pidas au andmist millekski niisuguseks, millest sõltub sõja saatus ja millele tugineb kogu sõjaväe jõud. Sõdur peab au andmisesse kogu oma hinge panema, armastas ta öelda. Alluvaid, kes andsid au kiirustades ja puudutasid vaid vaevu mütsi äärte otse, kui öeldes tere, neid viis polkovnik ise otse kasarmusse karistust kandma. Kui sõdur sõjaväljal langeb, peab ta ka oma surma eel au andma. Kes ei oska au anda või teeb nagu ei märkaks ta oma ülemust või annab au räpakalt, on minu silmis põrsas. Härra ülemleitnant, ütles polkovnik Kraus kurja kuulutava häälega, alamad ohvitserid peavad alati kõrgematele au andma, seda korda pole muudetud. Ja teiseks, mis ajast saadik on härrad ohvitserid harjunud varastatud koertega jalutama? Ja, varastatud koertega. Koer, mis kuulub teisele, on varastatud koer. See koer, härra polkovnik, tahtis ülemleitnant Lukaš vastu vaielda. Kuulub mulle, härra ülemleitnant, lõikas polkovnik järsult vahele. See on minu Fox. Foxile ehk Maksile aga tuli tema vana isand kohe meelde ja ta tõrjus uue peremehe oma südamest jäägitult välja. Kiskus end lahti, kargas polkovniku najale ja ilmutas säärast rõõmu, milleks on võimeline ainult armunud gümnasist. Käia varastatud koeraga, härra ülemleitnant, ei sobi kokku ohvitseri aumõistega.
ei teadnud, jah? Oh, neid noori ohvitsere, kus on distsipliin? Polkovnik paneb lehte kuulutuse, aga ülemleitnant ei suvatse lugeda. Mis ma nüüd selle Šveikiga teen, arutas ülemleitnant. Löön tal näo segi, kuid sellest ei piisa. Isegi tema seljast rihmu lõigata oleks sellele lurjusele vähe. Kodus säras ülemleitnant Lukasi vastas siiralt ja puhtsõdamlikult Šveiki lahke ja süütu silmapaar. Teatan alaldakult, härra oberleitnant, et te olete kassist ilma. Ta pani saapa määrde nahka ja arvas heaks ära kärvata. Ma viskasin ta naabrite keldrisse. Kas jõukest tublit ja toredat Angora kassi ei leia enam kusagilt? Ülemleitnant Lukas röögatas, Šveik, te varastasite koera! Teatan alandikult, härra oberleitnant, et ma ei varastanud teda mitte. Kas te teadsite, et see on varastatud koer? Teatan alandikult, härra oberleitnant, teadsin küll, et on varastatud. Miks te tõite mulle varastatud koera? Et teile rõõmu teha, härra oberleitnant. Ülemleitnant Lukas käskis Šveikil ajalehed tuua. Šveik tuli tagasi, ajalehtede kuulutusküljed lahti pööratud. Ta säras üleni ja teatas rõõmsalt, ongi, härra oberleitnant. Härra oberst kirjeldab seda varastatud pintšerit nii kenasti, et lust lugeda ja lubab veel 100 krooni vaevatasuks, kes talle koera tagasi toob. See on väga hea vaevatasu. Harilikult antakse vaevatasuks 50 krooni. Keegi Božetšek Košitšest ainult sellest elaski. Ükskord varastas ta toreda musta spitsi, aga et selle omanik ei kuulutanud. Proovis ta ise ja pani kuulutused lehte. Ta kulutas ära tervelt 5 krooni, kuni keegi härra viimaks teatas, et see on tema koer. Kui koer läks kaduma, arvanud ta, et on lootusetu otsida. Ta ei uskunud inimeste aususesse, aga nüüd ta näeb, et võib siiski veel ausaid inimesi leida ja et ta on tõsiselt rõõmus. Ta oli põhimõtteliselt selle vastu, et aususe eest tasu anda ja kinkis Božetšekile oma raamatu toa ja aedlillede kasvatamisest. Meie Božetše kahmas selle musta spitsi tagumist jalgapidi pihku ja virutas härrale koeraga vastu pead. Ta vandus, et ei pane enam iialgi kuulutust lehte. Ülemleitnant Lukas oigas voodis. Käige minema, tõbra, see on kohutav. Ukse vahele ilmus uuesti Šveiki pea. Teatan alandlikult, härra oberleitnant, teile tuldi kasarmust järele. Peate kohe härra polkovniku juurde minema, käskjalg on siin. Ja lisas salatsevalt, vist selle koera pärast. Oi, see polnud sugugi lihtne raport, vaid midagi hullemat. Polkovnik istus väga vihaselt oma tugitoolis, kui ülemleitnant tema kabinetti astus. 2 aasta eest, härra ülemleitnant, avaldasite te soovi, et teid viidaks üle Budejovitšesse 91. polku, ütles polkovnik. Kas teate, kus on Budejovitše? Vldava ääres. Jaa, kas te teate, mis on Vldava? Sellel on Arujõgi osa või midagi säärast. Jaa, see ei puutu meie jutusse. Meie olime seal manöövritel. Polkovnik jäi vait, silmitses tindipotti ja vahetas kähku jutuainet. Minu koer on teie juures oma kõhu ära rikkunud. Ta ei taha enam midagi süüa. Näete, tindipotis on kärbes. See on imelik, et ka talve ajal kukuvad kärbsed tindipotti. See on korra lagedus. Räägi juba, vana kõuts, mis sul oli, mõtles ülemleitnant endamisi. Polkovnik tõusis ja käis kabinetis paar korda edasi ja tagasi. Ma olen kaua aega aru pidanud, härra ülemleitnant, mis ma teiega õieti tegema peaksin. Peastaap teatas meile hiljaaegu, et 91. polgus on ohvitseridest suur puudus, sest serblased on kõik ohvitserid maha tapnud. Kinnitan oma ausõnaga, et te olete 3 päeva pärast Budejovitšes 91. polgus, kus formeeritakse marsipataljone. Teil ei tarvitse tänada. Sõjaväes on vaja ohvitsere, kes... Ta ei teadnudki enam, mida veel ütelda. Kui Lukas koju jõudis, ütles ta Šveikile tähendusrikkalt. Kas te teate, Šveik, mis asi on marsipataljon?
Teatan alandlikult, härra oberleitnant, maršipataljon on maršpatak ja marširood on marškumpak. Me kasutame ikka lühendatud nimesid. Niisiis ma teatan teile, Šveik, kuulutas ülemleitnant pidulikul häälel, et te sõidate koos minuga maršpataki, kui teile niisugused lühendused meeldivad. Ja ärge arvake, et te võite rindel sääraseid totrusi teha nagu siin. Kas olete rõõmus? Teatan alandlikult, härra oberleitnant, olen kole rõõmus, vastas vahva sõdur Šveik. Küll see võib tore olla, kui me mõlemad langeme sõjaväljal keisrihärra ja tema perekonna eest.